Tere tulemast vaatama minu järgmist podcasti ja selle pealkiri on Hirmu paradoks. Aga asume teele. Miks mõned inimesed väldivad hirmu iga hinna eest, aga teised lausa otsivad seda oma elus? Jaa, võt siin ongi, ütleme, ühed inimesed, kes elavad hirmus, teised, kes otsivad hirmust adrenaliini. See on see vahe. Mis vahe seal on? No see ongi see, et üks kardab, ei julge, aga teine sõnaga saab sellest hirmust, see käivitab teda, see tekitab tast pinge. Ja kuna inimesed on harjunud pinges elama, siis mul praegult tuli kohe üks jälle see, et kuidas ma naeran neid inimesi, kes vaatavad õudusfilme ja ütlevad, tegelikult ma ise kardan. Ma küsin, miks sa seda vaatad, kui sa ise kardad seda? See ei ole naljakas. Aga see ongi, see tekitab, inimene on harjunud pinges elama ja see tekitab talle selle pinge ja ta naudib seda pinget. Kas siis võib öelda, et inimene, kes hirmu väldib, on tegelikult elutervem? No ütleme, seal on jälle teistpidi. Tal on teistpidi, ta kardab, ta ei julge sõnaga, ta ei julge nendesse minna. Et üks ongi, kes otsib endale sõnaga mingid teemasi kogu aeg, et tõsta endal seda adrenaliini ja pinget, sellepärast, et on harjunud selle pingega, aga teine jälle kardab, väldib seda. Tema elab, ütleme siis, selles hirmus, aga ta ei julge minna sinna. Kus see tasakaal on siis? Tasakaal on üldse, tee endas see pinge tekitaja ära ja sul ei ole kumbagi vaja. Sa ei pea elama siis hirmus ega selles adrenaliini kaudu seda pinget otsima. Inimesed, kes tahavad seda hirmu tunnet kogeda õudusfilmide najal või olgu see siis iganes ületus, kellegi jaoks pakub mingit hirmu väikest kõditamist. Et kas ta otsib seda ohtu või ta otsib seda midagi muud? Pinget. See on närvisüsteemi sõnaga. Inimesed otsivad oma elus alateadlikult pinget. Sellepärast ongi kõige kummalisem see, et inimesed ei oska rahus olla. Nad ei oska kohalolus ja rahus olla. Et see on ka paari suhetes hästi kummaline. Et millegi pärast, ütleme, tõmbavad sellised inimesed, kes on, ütleme, pinge tõmbab pinget ja ütleme siis võib tunduda, et sükke mingi action vend on sõnaga parem, aga tegelikult ongi seda naist järelikult tõmbab see pinge ja seda mees samamoodi. Aga ütleme siis rahulik mees, millest mina olen nagu nüüd palju postitisi teinud ja rääkinud, siis see võib tunduda naisele tegelikult alguses sükke, et polegi mingit pinget või mõtetu, igav. Aga tegelikult seal alles naine hakkab avanema ja tegib see turvatunne, kus naine saab avaneda üldse. See ongi huvitav paradoks, et otsitakse siis partneris seda pinget või pseudo mingit draamat, aga samas lõpuks me tahame kõik õnnelikku rahulikku suhet. Jah, see on hästi kummaline. Ja nii ta on. Aga see tulebki sellest, et me oleme enamus inimesi on harjunud pinges elama. Ja me otsime siis seda pinget samamoodi elust, partneritest. Paraku see nii toimib. Mis toimub inimese närvisüsteemis, kui ta elab pidevas kerges pinges, olgu see tulenevalt siis suhtest või sellest hirmuotsingust või millest iganes? No seal on ikkagi see väsimus, mis tekitab omakorda närvilisusust, haigused, kõik hakkab sellest pihta. Et kui sul on ikkagi, ütleme, võibki olla öelda sõnaga, et pinge tekitab sul haiguseid. Ja pidevas pinges elamine ongi see kurnab lihtsalt sind kogu aeg ja sa oled väsinud ja sa oled siis, ütleme, haigustele vastuvõtlikum. Ma mõtlen siis bakteritele asjadele. Su immuunsussüsteem nõrgeneb tänu sellele.
et nii ta toimib paraku. Sa oled öelnud ja maininud sellist asja nagu poolik stressitsükkel. Mis tähendab, et inimene elab pooliku stressitsüklis? Noh, ütleme, see poolik ongi see, et ta nagu toidab sind, aga samas ta võtab. Ta hoiab nagu elus sind, aga samas kogu aeg kurnab. Sa nagu tahad kogu aeg, ta paneb sind tegutsema, aga samas jälle imeb. Miks keha või siis inimene ise ei suuda seda tsüklit igapäevaelust lõpuni läbi teha või läbi viia? Sellepärast, et ta on harjunud seal olema. See ongi jälle nii kummaline, et inimene ei oska ise lõdvestuda. Ta käib, sellepärast ongi, inimesed käivad massaasis, teevad trenni, nii nagu me oleme rääkinud erinevatest pinge maandamise võimalustest. Sinna muidugi on ka seks, narkootikumid, alkohol ja nii edasi. Sellest see, kuidas inimesed oma pingeid maandavad, see on tõesti palju. Pluss siis tõesti nagu tervemad asjad, elutervemad on siis mine käi jalutamas, mis on kõige parem. Tee trenni normaalse koormusega, et sa ei treeni ennast üle, et sa jälle ei tekita seal omakorda pinget. Ja tuleb leida enda jaoks parim, ütleme siis, mõtleks, et su elu peaks olema selles mõttes tasakaalus, et sa suudad oma pingeid maandada ja samas oma energiat tõsta. Ja sinna alla läheb samamoodi ka toitumine. Et sa ei söö ennast üle, mis tekitab sulle ühesõnaga lisakoormust seedimisele, et sa pead sinna rohkem kulutama energiat, lihtsalt, et sa sõid üle. Kas sa sõid siis emotsionaalselt ennast üle või mis iganes on ju, et sellepärast ega söömisega maandatakse ka ju pingeid. Aga mis juhtub inimese kehas siis, kui inimene läheb ekstreemsesse olukorda, näitena siis langevõrihüppe või kiire sõit, ja ma täiustaks seda küsimust ka sellega, et okei, et adrenaliin võid sa öelda, aga see on ka omaette pinge, aga see on erinev pinge kui see, et sul on mingi murepinge. Vaata, see ongi, inimesed ei saa nagu, ei oska nendel asjadel vahet teha. Et ühesõnaga, kui me oskaks kõike neid asju nagu ühesõnaga teaks, kuigi ütleme, me võime teada igast asju, aga samas, kui sa lähed pingesse, siis sul on teadmistes 0 ja sa oled seal pinges. Et see ongi see, mis 5 tajumeelt käivitavad su kehas, keha ühesõnaga, nagu öeldakse, tekib mingi hangud ära, oled nagu kuju, seisad. Ja sul ei ole ühtegi teadmist, mida sa oled nagu igalt poolt endale korjanud. Et mõtled, et ühesõnaga, et kogu aeg käin seal kursusel ja seal kursusel ja kuulen seda ja teist ja kolmandat loen seda. Me oleme, infot on nii palju. Me oleme tänapäeval info üle külluses. Ja siis, kui sul on see situatsioon, siis oled sa nii-öelda jooksed kokku. Aga jooksed kokku sellepärast, et su keha hangub. Selliste sündmuste puhul nagu langevõrihüpe või kiire autosõit või midagi muud ekstreemset, see võib olla väga rajuseks. Võivad inimesed teinekord tunda, et nendes on rahu ja kergus. Jaa, aga see on pinge maandamine. Nad otsivad seda pinget läbi selle ekstreemsuse. Ja ühesõnaga seal tekib see, nad saavad selle pinge, nad viivad oma pinge ülesse ja siis tekib ühesõnaga see langus. Ja siis nad tunnevad, wow, mõnus. Ja siis nad hakkavad juba, hetke on selles rahus, ja siis nad hakkavad juba uut otsima. Sellepärast, et nad ei oska rahus olla. Keha vajab uut adrenaliinilaksu jälle. Ehk siis nad ei otsi mitte adrekat, kuigi näiliselt tundub, et otsivad adrekat, vaid otsivad vabastust, aga nad ei jõua see vabastus ja nad ei oska ennast see protsess läbi viia. Nad tegelikult otsivad rahu. Aga nad ei oska rahus olla. Ja siis nad hakkavad uut pinget otsima. Ja siis läbi selle erinevate tegevuste nad krutivad selle pinge endale ülesse, tekib see adrenaliin
ja siis nad on jälle ühesõnaga saavad selle laksu kätte, rahunevad, aga nad ei oska rahus olla. Nad hakkab ühesõnaga see ring hakkab otsast pihta. Tegele oma kehaga, sellepärast su kehas on need pinge, kehamälus on su pinge tekitajad, mis on sul siis, mida sa oled korjanud sinna läbi lapsepõlve ja lihtsalt kehast tuleb vabastada need samad kehamustrid, tunded, et inimesed põhiliselt tegelevad pingete maandamisega, nagu ma olen rääkinud, aga tegelikult pinge all on tunne. Me peame vabastama selle tunde. Ja siin ma kutsungi sind üles, et kui sa praegu tunned ära, et suga siuksed asjad toimivad, aga sa oled kogu aeg pingeid maandanud, ei ole tunnet lahendanud, siis ma kutsun sind ühesõnaga üks-ühele seansile, et kuna seda jällegi, meil on infot hästi palju, õpetatakse igast asju, et tee seda, tee kolmandat, aga tunnet ei saa vabastada üksipäini, sellepärast seal sa pead olema lõõgastunud ja sa lähed pingesse, et meenutada seda nüüd. Ja sa ei saa olla lõõgastunud ja pinges üheaegselt. Sellepärast ongi see, et mina olen sinu kehale ankur, minu keha rahu on siis sinu kehale ankur ja ma lasen sul korra meenutada, mis tekitab sulle pinge ja ma toon sind kehasse, sellepärast, et kui inimene ise teeb, siis ta jääb sinna pingesse, hakkab seda ketrama ja ta on rahuseisundist välja tulnud, kui ta oleks pingesse. Aga minu töö ongi see, ma toon sind, viin sind pingesse, lasen meenutada, sa lähed ise pingesse ja mina toon sind kehasse, et sa keskenduks oma kehale. Ja ütleme, kõigepealt võib pinge tekkida, mis tavaliselt tekibki ja millest inimesed ei julge edasi minna, aga tegelikult kui sa lubad sellel pingel lahustada, sa saad minna tundesse, tunne hakkab su kehas liikuma ja sa lubad tal nähtavaks tulla, liikuda ja ära lahustada. Ja minu töö ongi see, et ma hoian sind, et sa saaksid tundes olla, et sa saaksid kehast tunde vabastada. Ja nüüd, kui su tunne on kehast vabastatud, siis keha ei anna ajule signaali enam ja aju töötab ühesõnaga ennustamise peal, genereerib siis sinu mustritest mälust välja selle situatsiooni, mis iganes sul tekkis või keegi vajutas sul seda nii-öelda nuppu, mis sind viis sinna triggerisse, siis kuna seda ei ole enam kehas, siis inimene võib käituda samamoodi, aga varem sa võisid selle peale reageerida. Nüüd sa lihtsalt oled, sa ei reageeri selle peale, sellepärast su keha mälus ei ole enam seda. Keha ei anna ajule signaali, aju ei saa midagi genereerida ja ongi rahu. Sa tahaksid siia lõppu lisada hirmuparadoksi teemal? Noh, ega siin ei olegi midagi nagu lisada, et kui sa tahad sellest alateadlikest hirmudest välja tulla, mis sind tegelikult koormavad, mis sul võtab kogu aeg energiat, millest sa oled tegelikult väsinud, siis võta muga ühendust ja ma aitan sul neid asju lahendada. Sellepärast, et vastasel juhul sa elad endiselt alateadlikes uskumustes, hirmudes ja need piiravad, need võtavad sult energiat, tekitavad seda alateadlikku pinget ja seda väsimust. Et see oleks korraks kõik, et kui see sind kõnetas, siis võta muga ühendust. Aga kõik head sulle. Tšau!